hästi mänguga liitunud, et pigem minu jaoks on ootuspärane valik. Üle on kõlanud, oleme valmis ja siit siis Eesti alustab tänast lahingut. Eesti siis traditsioonilises sinimustvalges ja esimesel poole ajal enda kontrolli alla saada, aga nüüd tuleb siit eksimuse. Siin on variant Iisraeli tsenderdus veel, aga Palts, kes ise selle olukorra, teen siis väikse pausi, teen väikse konksu, et proovime. Aga nüüd tuleb Iisrael ootlikult ja natuke liiga ootlikult ja Käpa saab seal käed vahele. Kes iganes sellest muruga tegeleb, praegu väga soodne. Õnneks praegu läks väga hästi, kui siit tuleb löök eemalt Käpa esimesel pallil ja teisel ka. Ja kuidagi läbi saaks kiiremini, et siis... Joi, kui suurepärane sööd tuleb siit Eestil, aga ei saa selle palli veel sisse. Eesti rünnak jätkub, Kilpu proovib. Ei näe, et see oleks midagi utoopilist. Karjustuslöök mängitakse kombiniga lahti ja väga hästi latis käib pall ära. Latis käib ära ja Sommer tundus, et oli see, kes selle esimese löögi tegi ja jätkuolukorrast. Tuleb tsenderdus Kestooni väravast seal Rudikaga vahel. Väga magusas situatsiooni. Markov ikka otsib vasakuga keskele. Seal on teine laine ka tulekul, tulebki peale löök ja hea blokeering. Praegu seal Rosenilt. Ikka Iisrael otsib veel ja Käpa saab. Nähti sööt jookseb praegu Iisraelile siit. 3 meie mängija vahel tullakse läbi ja läheb tühja. 39. minutil läheb Iisraeli naiskond seda mängu juhtima. Number 8. Ja värava autor siis tõepoolest naiskonna kapten David mängis suurepärase söödu kombinatsioon. Värav süke keskmine. Tern kastis, võtab seal ette, ilusti võtab, vasakuga proovib. Lillemäel ütleme, et võiks kavva võtta igal juhul. Kui nüüd väga halb palli kaotas siit Eesti oma karistusalas. Fantastiline blokk praegu Purgatsi poolt. Paltse. Ja konks ja siit võiks nüüd laadida ja läheb ka Paltsaga. Ja vaatame. Seda kokku tsenderdus tagumisse tsooni ja päib postis pall ära, ikka on see lahti seal. Värav Iisraeli selle 75. minutil ning mänguseisuks 2-1. Värava autoriks mängija number 21, Adam Cohen. Goal for Israel and the score is 2-0. Tullakse veel, tsenderdus tuleb ka tagumisse tsooni ohtlikult, aga... Ei löö ja süke leiab väga kavalaid sükseid lahendusi. Ja samal ajal tuleb Iisrael veel kontrasse, Rähmet siin kiiruses jääb alla, aga Käpa tõrjub esimese palli, aga teist mitte ja lööb Majan Ben Israel 3-0 olukorras, kus Eesti jahtis ise väravat. Väga kahju tõesti, et siin tõesti Eesti oli nii suurte jõududega üles rünnakule jäänud. Ja siit kõlav lõpu üle Eesti 0, Iisrael 3 ja mängijad jooksevad väljakule, sellepärast et Iisraeli jaoks on Rahvuste liiga hooaeg selleks korraks läbi. Eesti naistekoondise peatreener Aleksandr Šivaldaeva. Eestil oleks läinud täna vaja 3 väravalist võitu, et jätkata seda püüdlemist B-tasandi suunas. Tuli 3 väravaline kaotus, aga Eesti oli mängus. Millised mõtted sinul selle kõva lahingu järel on, sest tundus nagu Eesti oleks täna rohkem väärinud? No, pettumus on suur selles mõttes, et hetkel eks mõtteid on palju, objektiivselt väga selliselt ratsionaalseid põhjuseid ka, nagu miks midagi nagu toimis ja miks ei toiminud, on ju, aga pettumus on hetkel nagu päris suur, et ma arvan, et
nägime, tüdrukute pingutus, kogu võistkonna pingutus oli väga-väga nagu positiivne, väga hea, et mingid momendid on sellised, kus me nagu jääme lihtsalt veel hätta natukene, et rahvusvaheliselt tasemel neid nagu piisavalt hea kvaliteedi tempoga nagu realiseerida, et tegelikult nagu ruumid, olukorrad, ülekaalud, kõik asjad on tegelikult nagu olemas, vahepeal jõuame ka headesse kohtadesse, aga nagu mingisugune teravus seal nagu lõpuks jääb siis nagu puudu ja vastane lihtsalt nagu nii hea nagu kvaliteediga, et tullakse kohe nagu väga suurte nagu jõududega, et saime nagu pigem nagu mingite momentides nagu saime väga hästi nagu hakkama, aga samas ikkagi nagu veel ütleme sellised mingid 1 versus 1 duellid asjad on sellised, kus tuleb natuke liiga suur šokk, see võib olla nagu meie jaoks, aga palju positiivset oli küll, jah. No tegelikult ju Eestil nagu kasti kaitsmisega oli okei, kui me mõtleme selle esimesele väravale, siis see oli vastase meisterlikkus, mis sealt selle värava andis. Teiseks pooleks meil olid oma variandid, me tulime peale. Ma ei ole vist ammu näinud, et keegi Eestis vastastest nii palju aega venitaks kui Iisrael täna, et nad tunnetasid ka, et Eesti oma nendes kontrarünnakutes oli ikkagi terav. Esiteks ma praegu vaatan sellest nagu võib-olla vaatenurgast, et minul on nagu see pettumus hetkel nagu nii suur, et ma oleks tahtnud nagu veel, eks ole, nagu rohkem, et seega kindlasti, et võib-olla et jah, neid positiivseid asju nagu on, vastane meisterlikkus küll, aga samas kui meil seal 6 mängijat, 7 mängijat ümber on, siis tahaks ikkagi rohkem kontrolli võtta sellest nagu olukorrast, et seega kiitus muidugi vastasele nagu mingite momentide väljamängimise eest ja väga oskusliku aja venitamise eest, et see nagu, et ikkagi need palli rotatsioon, kõik asjad, et ei see eks igaüks nagu teeb seda, mida ta teeb ja nii ta läks, jah. Anzelika Jotkinale debüüt, 17-aastane noor ründaja, kuidas rahul jääd? Ma arvan, et mängis hea nii-öelda selles mõttes isuga ja oli päris palju nagu sai ka palli, mängis nagu suhteliselt nagu hea kindlusega, et eks peame vaatama, kuidas me teda võib-olla veel nagu paremini saaksime nagu ära kasutada ja eks ma arvan, et igati positiivne. Ja nüüd on siis üks eesmärk, üks mäng veel minna ja sealt on vaja võitu võtta. Pingeid ei ole, jah. Aitäh nende juttudest, palju edu! Aitäh! Ja tuleb siit Siret Rämet ka. Tere Siret, Eesti koondisele täna raske mäng, paraku 0-3, see viimane värav tuli küll täiesti lõpus, aga see pingutus kõrvalt vaadates oli hea. Kuidas sa ise täna selle etteastega rahule jäi ikkagi tulemuse mõttes puudu? Ja ma arvan, et terve võistkond pingutas terve mängu vältel, et saime palliga mõned head momendid, suutsime ka palliga ise hästi nagu mängida. Võib-olla mingil määral oleks võinud seda tempot paremini kontrollida, nii kaitses vahepeal jäime jooksma väga palju seal üleval pool, et oleks saanud ka veidi paremini palliga pallita seda tempot kontrollida. Aga jah, täna nii. No, kas Iisraeli lõpuks oli see mingisugune teatav meisterlikkuse või klassi vahe, mis täna selle tulemuse otsustas? Me ju tegelikult pingutasime näha, kõik proovisid, aga mingites hetkes nad lihtsalt olid natuke paremad. Jah, eks kui keegi teeb vea, siis saab selle vastane ära kasutada, et eks jah, täpselt ei oska niimoodi öelda, et peab videost järele vaatama, aga eks kindlasti oleks saanud ka mingid väravad sealt enda parema tegutsemisega ära hoida. No sa ei ole maailma kõige vanem jalgpallur, aga täna oli väljakul veel nooremaid jalgpallureid. No kuidas sa seda, ma ei tea, noorenenud koosseisu või koondist praegu hindad? Väga palju 2005-2006 sünniaastaga jalgpallureid peale tulemas. Näed sa, et see on tegelikult natuke selline tulevikuväetis, mis me siin täna külvame ja lõikame? Ma arvan küll, et nad on väga head tehnikaga tulevad siia kohe mängu ja ei näe ka nendes mingit aukartust, et koondisesse tulles, et saavad väga hästi hakkama ja ma arvan, et suudavad väga hästi ka tulevikus veel mängida. Mis nüüd järgmisel nädalal vaja teha, et Bulgaariaga me korra oleme viiki mänginud, nüüd on vaja võita, et ikka sellest alagrupi viimasest kohast pääseksime? Jah, eks ma arvan, siit mängust on palju head kaasa võtta nii palliga. Peame vaatama üle, kuidas kaitses võib-olla paremini seda tempot kontrollida ja
ja siis järgmine teisipäev, järgmine nädal vaatame. Aitäh ja palju edu teile!